ärge nagu blokkige, vaid nagu proovige suhelda inimestega. Tegelikult sellist äärmusi meil on väga vähe, kellega ei saa üldse rääkida. Normaalsed inimesed, neid on hästi palju, kes tegelikult, kelle arvamust saab niimoodi muuta või kelle arvamust sa saad vastu võtta, vastupidi. Et see teineteisega rääkimine on kõige olulisem, et me ei blokiks teineteist ära, ka siis, kui me mingitest asjadest teineteisega nagu ei ole samal arvamusel. Inimesed rabavad ennast üldse nagu mitmel rindel päisti põhimõtteliselt surnuks tegelikult. Inimesed on õnnetud, noored on mingis vaimses tervise kriisis, eks ju. Ja ma just hakkasin üks päev mõtlema, nii hea meel tegelikult, et üks päev rääkisin ka ühe noorega, kes võttis mult sellist intekat kooli jaoks. Ja ma mõtlesin, et mul on nii hea meel, et mina ei ole praegu noor või tema vanuna noor, sellepärast, et see, millega mina pidin 20-selt tegelema, jumal hoidku, see ei ole võrreldavki sellega, millega tänased noored peavad rinda pistma. Kõik täpselt see, et mõtle, sa tänase noorena ei saa lihtsalt minna kuskile peole, vaid seal on kogu aeg kuklas see, et oi, äkki tuleb sõda, oi, kuhu mina lähen, nagu selles mõttes lisaks sellele, et tõesti, et kus me nagu kliimaga oma veel nagu riigis või üldse laiemas globaalses mõttes läheme, eks ju. Et kõik asjad nagu kuidagi on ümberringi sellised, et sa pead mõtlema mingi täiesti eksistentsiaalsetele küsimustele, mitte ainult sellele, et nii, kas ma saan ülikooli sisse, kas ma meilin sellele poisile või tüdrukule või ei, kas ma saan kuskil töökohta, kas ma saan endale sõpru, et sa pead nagu, need on asjad, millele mina mõtlesin, kui ma olin 20. Tänased noored peavad mõtlema tervele maailmale lihtsalt. Ja ma kujutan ette, et sotsiaalmeedia ka veel võimandab, sa oled kogu aeg ärkval selles mõttes, et sa kogu näed neid pilte, sa kogu aeg oled nagu oodatud veel nagu, kuidas ütlema nagu olema nagu asjas sees ja veel hoolima ja muidugi peabki hoolima, aga mulle tundub, et see vaimse tervise kriis on meil ka otseselt seotud sellega, seda on kõike liiga palju. Ühe noore inimese jaoks seda kõike, sul on nii isiklikult, sa ei saa aru, sa oled tegelikult laps, vaata, sa ei saa 20-lt aru, et sa oled laps, aga sa oled taandjärele, sa oled laps. Aga tol hetkel sa mõtled, et mul peavad olema vastused kõigele maailmas juba olemas. Aga need tänased noored, jumal, nad peavad mitte neid iseenda eest nagu mõtlema ja vastutama, nad peavad kogu maailma eest juba mõtlema ja vastutama ja see, millisena me üldse nagu jätame seda maailma või milline see maailm on, ausalt ma tunnen neile nagu siiralt nagu kaasa, sest et mina ei pidanud nende asjade peale, nende vanusele mõtlema ja mul on nagu ühelt poolt nagu hea meel, et ma ei pea mõtlema, aga teiselt poolt mul on nagu väga kahju neist, sest tõesti, seda on kõik on liiga palju. Ja pluss, mõtlen, nüüd on see Venemaa ka veel siin, ma lihtsalt nagu, seda on kõike, ma arvan, noore inimeseks lihtsalt too much. Kas sa ise ei ole noor enam või? No, esimeses nooruses ma ei ole. Ma olen ikkagi natuke aegu juba elanud, midagi olen näinud, et maha rahunenud natukene ikkagi, et päris selline nagu 20-aastane, kes tunded käivad üles-alla, ei saa aru, kes ma olen. Nüüd ma olen ikkagi natukene mingisugust tööd teinud, natukene kõik isiksusena formeerunud, mulle tundub, et midagi saan maailmast aru, endale tundub vähemalt. Võib-olla saan mõnel päeval paremini, mõnel päeval harvemini, aga eesmärk on ikkagi aru saada rohkem ja nagu kvaliteetsemalt ja et ei taha kuidagi ageistlikult nagu kõlada inimestele, et vot nii, et kui 30 olete, siis kõik nagu esimene noorus on läbi. Ei, muidugi, see on ka selline, ma ütlen, ega vanus ei tee vanaks. See on ikkagi mingi mõtlemine, mulle tundub, mis teeb vanaks tihtipeale. Et 20-aastane võib ka juba väga selline vana inimene olla selles plaanis, et seda ma ei usu. Aga lihtsalt, ma ikkagi näen, et kui sa oled ikkagi 20-aastane, siis ma ju enda pealt mäletan, et sa ei saanud mitte midagi maailmast aru, aga kõik tegi haiget, aga nüüd on lisaks sellele isiklikule nagu sellisele väga haprale olemisele lihtsalt kogu maailm on hästi hapras kohas praegu, vaata, ja sa pead nagu paralleelselt kogu aeg toimetama nii iseenda kui selle ülejäänud maailmaga. See ei ole nagu normaalne. Ma loen sulle vahepeal ühe luuletuse. No loe. Mul on siin Sveta Grigorjeva luulekogu Frankenstein. Viimane siis sinu luulekogu, mis ilmus paar aastat tagasi. Nüüd on uus trükk. See on juba 3. trükk. 3. trükk? Oota, kuule, aga räägime siis ikkagi numbritest. Väga huvitav oleks teada, kui suured tiraažid on? No esimene oli 500, siis oli 300 ja see on ka meest 300. 1100. Ja päris okei. See on ikka vägev, sest et see on ikka selline luule, mis ei lähe alati riimi. Ja just täpselt, et aga ikka, see ongi alati huvitav, tegelikult kunagi ei tea, kui sa kirjutad midagi lood, kas see leiab oma lugejaid või vaatajaid. Ja see on alati tegelikult hästi suur nagu rõõm,
kui ta raamat leiab oma kas sa tead, et sul on kõik luulekogud ju tänaseks päevaks välja müüdud? Neid ei ole võimalik saada ka antikvariaadist mitte kuskilt ja neid on ülivähe muide ka raamatukogudes, ma ei tea miks, või nad kõik väljas. Nad on vist väljas, jah. Jaa, aga ühesõnaga, edukaks ei ole rohkem esiteks raamatukogudes. Teiseks, kas sa, ühesõnaga, et sa müüd tegelikult väga hästi. No kas just väga hästi, aga Eesti mõttes ikkagi hästi ja et päris nii, et oma 10 sõbrale ei kirjuta seda kindlasti mitte. Ma arvan, see ongi nagu selles mõttes ikkagi rõõm, ma ütlen, et seda ma ei oodanud ka debüüt kogu välja andes, et üldse seda keegi loeb. Minu arvamus oli nii, et ma loodan, et äkki 10 inimest 10 meeldib, 50 ostab, vaata see oli nagu minu ideaal, aga see, et ta leidis oma lugejaid ja siiamaani leiab lugejaid, mis see on, no ma ütlengi, mille üle nagu, selle üle saab ainult rõõmust tegelikult, et sa ei loo ainult iseendale, sa ei kirjuta, siis võiks ju sahtlisse kirjutada tegelikult, või emale, sõpradele, ma ei tea, partneritele, siis on nii, aga see, et on lugejad, see on minu arust väga vahva. Ja paar aastat tagasi siis kirjutasid ühe sellise luuletuse, mis ma arvan, et on üsna selline autobiograafiline. Ma eeldan, et see on ikkagi sinust, et sa ei ole siin välja mõeldud või tegelast. No sa võid kohe kommenteerida pärast seda. See on pikk luuletus, nii et sa võid relax ja... Väga hea, lõpuks ometi. Saan lõõgastada. Täpselt. Siin pealkirja ei ole, nagu ikkagi moodsatel tekstidel alati ei ole pealkirja, aga see on siis Sveta Grigorjeva luuletus. Ei söö liha, ei söö mehi, ei joo piima. Ei raseeri, ei soovi lapsi. Loen raamatuid, kirjutan luuletusi, Tinderit ei oma, inimesi ei svaibi. Neoliberaalidega ei vaibi. Natsidega veel vähem. Prügi sorteerin, meelt avaldan. Julgen inimestele naeratada, julgen inimesi perse saata. Vihkan niinimetatud autoriteete. Pean abielu problemaatiliseks institutsiooniks. Tean sõnu nagu problemaatiline ja institutsioon. Olen pehme, karvane radikaalfeminist. 7-aastane üle kõige politseinikuks ja emaks saada ihkav mina vaatab praegu mind hämmeldusega. Minu 7-aastane mina nutab iga päev taga koos ülejäänud Eestiga. Ja, no ei ole nii pikk kuule. Jaa, ma ei lugenud seda piisavalt ilmekalt ja niimoodi... Väga hästi loed. Seda on raske lugeda sellist teksti niimoodi kõva häälega, aga ise loed ja see oli täitsa ankeet ju. On täitsa ankeet, jah. Võiks kohe Tinderisse üles panna, aga vaat ei pane. Jaa. Aga, et ühesõnaga, sa oled radikaalfeminist, aga 7-aastaselt tahtsid saada politseinikuks ja emaks. Jaa, vaata, mis must sai. Appi kui nunnu! Vaata, mis must Eesti ühiskond tegi. Mõni täitsa normaalne laps, aga näed, ikka muutus radikaalfeministiks. Jah, aga mis see radikaalfeminist tähendab? Tegelikult midagi hullu ei tähendagi. Selles mõttes, et vaata, siuke ma olengi radikaalfeminist. Huuled on värvitud, ripsmed on värvitud, juuksed on pikad, ei ole midagi roosat värvi kannan. Et see tegelikult radikaalfeminism mulle tundub tihtipeale seostub sellega, et tulevad mingisugused hullud harjaga naised, kes vihkavad kõike, eriti mehi loomulikult. Aga tegelikult ma arvan, et radikaalsus pigem tuleb vist sellest, et ma olen selles mõttes ikkagi patriarhaadi vastane. Mis see siis tähendab? Mulle tundub, et ikkagi me elame süsteemis, mis tegelikult võimendab ja võimestab mehi ja teatud ka võimupositsiooni olevaid mehi ja me elame ikkagi tihtipeale selles maailmas, kus saavad mehed läbi lüüa, ka isegi kui klaaslagesid vahepeal purustavad meil naised, need naised on ikkagi pärit pigem nagu headest perekondadest, teatud keskkonnast, mis tegelikult nagu soosibki nende sellist klaaslagede purustamist tulevikus. Et radikaalsus, ma arvan, lööbki pigem välja selles, et ma olen tegelikult radikaalselt selles mõttes utopist ja idealist. Oota, aga aita mind selles järele. Ma võin suga põhimõtteliselt nõustuda, aga ma tahaks ikkagi teada, mis see ikkagi tähendab? Vaata, mina kui mees, valge, heteroseksuaalne, keskealine, ma ei saa tegelikult kõigest aru, mis sa räägid. Ehk siis, et mida see ikkagi tähendab, et meil on patriarhaalne ühiskond, et kuidas see niimoodi on, et naistel ei ole samu võimalusi, sest et ma meenutan näiteks, kui ma töötasin Rahvusringhäälingus, siis olid minu arust meil enamike kanalite juhid, ETV, ETV2, Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio Tallinn, kõik olid naispeatoimetajad, näiteks.
no ja absoluutselt ja ehk siis, et ma tahaks sellest väga nagu aru saada ja ma tahaks ka, et inimestel oleks hea ja ei taha kedagi ära suruda. Aga et kuidas nagu siis sina jällegi naisena siis tajud seda, et see ühiskond on meil nii kiivas? Aga tippjuhte on ikkagi meeste osakaal tippjuhtide osas on palju suurem. Kas naised tahavad sinna? Mina arvan, et tahavad, aga see ongi see, et me kasvatame, jällegi võib nõustuda, mitte nõustuda, aga mulle me kasvatame tüdrukuid ikkagi hoopis teistmoodi, kasvatame poisse. Ja see, mis tüdrukutele tihtipeale on nagu eeldatud või oodatud neist, on midagi muud. Ja just seesama, ja kus me minu arust ikkagi patriarhaat lööb, no mina olen ikkagi kultuurisfääris, vaata. Ja seal samamoodi, kui tuli võt seesama Keskadab Sveta Grigorjevat välja, see oli päris rajuluule nagu tollaks hetkeks. Ropändasin, rääkisin feminismist, rääkisin Eesti-Vene teemast, olin selline, ütleme nii, protesti, viha täis, hakatigi kohe kutsutama nooreks vihaseks naiseks, aga kohe ma sain väga tugevalt nagu kriitikat just nimelt selles osas, et vaata, naine tegelikult selline olla ei või ja naine niimoodi luuletada ei või. Et selles mõttes, et see selline vastulöök oli nii tugev. Oot, sul on ikkagi eelkäijaid? On, absoluutselt. Mare Tralla, on ju? Kirjanduses Maarja Kangro, Elo Viiding, Merle Jääger, ja, muidugi. Te suudate neid nimetada? Muidugi nad on olemas, aga see ei tähenda seda, et kuidagi see teekond sellest ikkagi lihtsam on. Ja võib-olla mingid teatud moodi nad on ikkagi sillutanud teed, aga see ei tähenda seda, et ma ütlen, kui see vasta teatud nagu arusaamale õigeks naiseks olemisele näiteks, samuti tegelikult meestel, kes patriarhaadiga ei ole see, et ainult naisi siin allutatakse või mitte binaarseid või ei. Patriarhaadial kannatavad absoluutselt kõik tegelikult mehed, et mehed peavad teatud moodi olema, et mehelikkus ka me seostame ainult, ma ei tea, mingisuguse agressiivsusega või täpselt, et juht pead olema emotsiooni välja näidata, et ei tohi, nutta ei tohi, peadki olema siuke, et teatud moodi ikkagi siuke või selles mõttes ikkagi ratsionaalne pool, et naine on see emotsionaalne pool, et mina radikaalfeministina selles plaanis, nendesse binaarsustesse tegelikult selles plaanis ei usu. Et ma arvan, me võiks elada palju huvitavalt naiste, meestena, mitte binaarsetena, mis iganesina, kui meil ei oleks nagu nii tugevat seda süsteemi, mida mina siis kutsun patriarhaadiks ja mitte ainult siis mina, vaid tegelikult ka siis teised feministid. Et mulle tundub, et tihtipeale, mis jälle feministide puhul kuidagi nagu valesti või nende puhul nagu valesti mõistetakse, et me mingi vihka mehi. Ma ei vihka mehi, ma vihkan süsteemi, mis kuidagi muudab meid hästi, kuidagi esiteks ühetaoliseks, mis paneb meil hästi kindlad raamid ja kuidas peab olema naine, kuidas peab olema mees, kuidas peab olema heteroseksuaalne, kuidas peab olema homoseksuaalne, kuidas peab olema, ma ei tea, ükskõik mis. Et mulle tundub, et see on see, mis mulle rohkem meeldib. Mulle tundub, et me võiks elada palju huvitavamalt, lahedamalt, vabamalt, aga kuidagi ja see arusaam sellest, et milline peab olema, kuidas peab astuma, kuidas peab istuma ja tihtipeale need, ma ütlen, naistele ja meestele ja ka mittebinaarsetele ükskõik kellele, need on hästi jäigad kategooriad ja mulle tundub, need kategooriad ei sobi üldse paljudele. Võib-olla hästi vähesed inimesed, kellele sobib näiteks naisena mõelda nii, tahta seda, olla selline ja mehena olla selline. Aga tegelikult me võiks nii palju kuidagi ma ütlen, huvitavamad olla inimestena, mitmekesisemad, keerulisemad, komplekssemad, vägevamad. Oot. No. Maailm on ju täpselt nii, nagu sa räägid, jube keeruline kompleksne, kui me ise oleme ka keerulised ja komplekssed, siis see on ju täielik mudru. Jaa, aga... Nii? Jaa, no lõpeta. Aga ma tahan öelda, et see keerulises, millest ma räägin keerulises, see ei ole see keerulises, kus sa müttad kuskil mudas, sa ei saa üldse aru, kuhu minna, kuhu astuda, vaid see on vastupidi mingisugune kihtide olemasolu. Et see, et sul on neid kihte rohkem ja sa oled lihavam, et mõte on lihavam, ise oled et kuidagi et see kihilisem olek, minu jaoks on see võib-olla keerulises võib-olla vale sõna, mida praegu öelda, aga ma tahaks, et neid kihte oleks rohkem, et endal oleks kuidagi huvitavam elada selles mõttes.